Jou. Kulbilohu drift on siin selles suhtes esmakordne video, sest et ma arvan, et me oleme üks esimesi, kes teeb Kulbilohu driftist video, sest seal ei ole toimunud mitte kunagi võistlust. Kui siin vanad mehed on sõitnud ennem Laitseralli parkides ja igal pool mujal, siis Kulbilohus pole mitte keegi kunagi drifti sõitnud. Ja näitab ikka, et sajab vihma hommikul kella 10 nii ja siis on oht. Ehk siis millega pärast ma kardan, et hakkab vihma sadama. Ja selleks me oleme valmistunud päris palju. Meil on umbes pool bussi täis erinevaid rehve, millega siis proovida sõita seda rada, sest kuna on uus rada, keegi ei tea, mis kate on, või noh, mingil määral teame, mis kate on, siis mingil osal laiendati rada, mis tähendab, et see on uus rada, see on täiesti tutikas asfalt, ehk siis seal on räme gripp, muul rajal võib-olla libe ja siis jõuad sinna alale ja siis vihmaga tuleb mingi räme gripp ja siis tõmbab otseks näiteks. Ühesõnaga kõik rehvi valikud tuleks läbi valida. Saime endale selleks võistluseks Vestlõigella. Juhuu! Oleme oodanud seda pool hooaega. Olemas rehv ja ega nüüd ei olegi midagi. Nüüd tuleb lihtsalt minna kohale ja peale anda. Unesangar ka kohal. Ja muide me istun praegu 2021 aasta Kia Sorentos. Meile andis Kia Eesti kasutada autot, aga sellest hiljem ja võib-olla natukene siin räägime, et kuidas auto ise on, aga noh, ma ei tea, esmapingul vaadake. Väga šef sisu ja üleüldse päris nice auto. Panorama katuseluugid, särgid, värgid. Et jaa, me oleme juba jälle hiljaks jäänud. Väga hea. Et stay tuned. Kindlasti see video tuleb lahe. Proovin rohkem juttu rääkida võistluse ajal nüüd. Eks näis, kuidas läheb. Ja siis saate juba lähemal näha. No nii, oleme jõudnud raja peale. Põllu peal olema. Ja ikka väga jõhker rada on. Selle klipi ja selle klipi kõrguste vahe on 30 meetrit. 30 meetrit. Ma ronin praegu mäest alla. Minu arust see koht, seal all on 30 meetrit. Üks sealt, see on vist kõige kõrgem koht. Siis ta jõuab sinna alla, kus on see stardikurv seal tagaotsas. Selle vahe oli 30 meetrit minu teada. Siin on natuke vähem vist, aga siin on ikkagi nagu me siit üles jalutleme niimoodi vaikselt lähme, siis oma praeguse vormiga ajab hingeldama küll. Aga jah, siin on, ma kõnnin praegu mäest üles ja tuul on ka midagi. Kaamera peal vist ei ole väga näha, me enne vaatasime ka videosi sellest rajast, siis nagu mõtlesin, okei, mis siin ikka on sõita, aga nüüd on päris hoopis nagu see pilt on hoopis teistsugusem praegu, kui me vaatame siin. Päris lahe. See on muidugi streedi rada, mis siin praegu maha joonistatud on. Aga see on vist see kõige kõrgem punkt praegu siin, kuhu otsa me jõuame. See võib küll olla. Ja no ma ei tea, siit on ikka näha seda kõrguse vahet. Me oleme nagu, see on nagu paun, see tuleb nagu ülesse ja siis jookseb välja. No, ma vaatan, kas siit on näha. See on viltu ka ikka. Mul on kaamera otse. Mina seisan sirgu. Ja seda on näha, see on viltu. See on ikka viltu. Vaat siin üks juba teeb oma trenniringe praegu. Noh, mägede kuningat. Mida tundub? Kuidas kommenteerid rada? Väga hea flowga, äge rada. Kui street siit välja küpsetama ei hakka, siis on kõik hästi. Saadame tegi. Ma arvan, et ikka huvitav nädalavahetus tuleb. Meil ei ole varem sellist ägedat, need enamus Eesti rajad, need on ka oma eripäradega nagu sellist, see on Vitšketil tüüpi rada selline lahedal, sellist pole olnud veel, see on lahe. Nagu ma ennem ütlesin, siis siin rajal pole ennem võistlust toimunud ja nüüd on võimalus, et lepinguga saab 4 aastat järjest sõita ja 4 aastat. väga
väga äge. Me saime just hea informatsiooni. Mina mõtlesin, et meie rada tuleb, algab sealt. Tuled sealt. Ja siis tuled siit, tuled mäe pealt. Boom, ninaklipp. Ja lähed sinna taha välja. Boom. Aga kust Lars Street tuleb? Street klass. Hakkab hoopis sealt sõitma. Vaata, tuleme kõigepealt siia poole. Siin on parem näha. Siis nagu... Seal on kõik veel ilus. Tore, sõidad mööda mäge alla poole. Tuled siit? Siis siit tuled niimoodi sisekurvist, siis vaatad sinna. Ja vaadake, mis vaadad. Siin on korral. Ma nüüd lähen jooksen sinna kurat. Lars jookseb mäest alla. Ja see on org. Ja see on org. Ja see on org. Lars on kadunud, ta on seal. Seega jah, see on ikka päris korralik rada. See on ikka väga... Ma olen väga excited. Uued rajad on alati lahedad. Ma mäletan seda, kui ma kunagi Streeti algusaegadel käisin Lätis ja võistlemas, siis ulme. Need uued rajad olid alati niimoodi, et käsi käis niimoodi värid. Mina näiteks praegu nii palju, et see semipro rada ei tundugi nii jõudne kui Streeti omast. Et sa esiteks tead, mis see Street-klassis toimub enamus ajast. Täis tuled, kojamehed on peal, tuled siin vaikselt. Ei, Eesti Streeti tase on ikka kõva juba. No ei tea, eks igal pool on. Häid ja halbu sõitjad. Aga ma arvan, et kõigil on huvitav siin. Meil ka. Ma loodan, et kui te seda videot vaatate, siis te kindlasti ennem seda tänu meie reklaamidele ja asjadele ja piletiloosidele panite tähele, et meil siin toimub üritus ja tulite seda vaatama. Aga jah, meie oleme praegu siin Larsiga kahekesi. Ootame, millal meie tehniline buss tuleb. Meil ei ole ei telki, ei põhjakatet, ei autot, me siis käime käed taskus ringi praegu ootame. Siis auto on praegu üldse Tallinnas, hakkab ka kohe varsti tulema. Ja 18.04 on tehniline. Ehk siis ennem seda on vaja, et saaks auto ilusti paika ja paks oleks üleval ja siis saame rahulikult juba edasi vaatama hakata. Siin on looduslik nähtus, see on enam-vähem samade omadustega nagu paekivi, kasvab läbi. See on Nankangi kivi või? Nankangi kivi moodustis on see. Siin on hea saba klippi panna. No me oleme jõudnud nüüd siia raja osasse. Ma loodan, et te saate siit aru, kuidas reaalselt me siit stardime. Tuleme, boom, siit. Ja te näete, see läheb ülesse. Ja näete, seal peaks asfalt olema. Kui see ei oleks mägi, siis me näeks seda asfaldit. Aga nagu siit ei ole asfaldit näha, sest siin on küngas. Ja siit tuleb alles asfalt näha. Sest et sealt nagu tuleb... see on ikka retsrada. Siit on hea vaadata, kui sa näed, vaatad siit. Sa näed seda tõusu, langust ja järgmist tõusu. No see on ikka, siit on näha, et ta on ikka mägina. See juba GoPro näitab seda painet, sest see läheb siit nagu pumm üles. Vihmapilved. Homseks tegelikult ikkagi jah, kõik räägivad, et lubab vihma. Eks näeme, mis refi valiku me seekord teeme, siis paneme konsensuse kokku ja teeme oma refi otsuse ära. See sõltub nii palju ilmast, ma arvan, jah. Ja ilmselt me ei pea hakkama ülekannet vahetama, vaid saame hakkama praeguse ülekandega. Vaata, sealt tulevad esimesed kiirendavad alla praegu. Sealt on meie start põhimõtteliselt, kus nemad praegu tulevad. Vampiro ja Seib ja Tõnu tulevad, mis nende tõukerataste nimed olid. Crazy, I ain't call you back. Leave me alone. Drunk as fuck, bitch, you dumb as fuck. Running up the bucks, damn. Leave me alone. Drunk as fuck, bitch, you dumb as fuck. Bitch, you done a what? Yeah. Leave me alone. Drunk as fuck, bitch, you dumb as fuck. Running up the bucks, damn. Leave me alone. Yeah, I miss you, but I got no time for that. You was my little lady, drive me crazy, I was fine with that. Damn, how you just gon' play me? I ain't fine with that. Thinking about you daily.
I cannot love with no bitch, she fucking the clip and she playing her part. Yeah, damn, ayy, life is a bitch. Knew all that shit from the start. Ayy, asking myself how I come from that bitch and she leave all that shit in the dark. Like, damn, leave me alone. Drug as fuck, bitch, you dumb as fuck. Running out the box, damn, ayy, leave me alone. Drug as fuck, bitch, you dumb as fuck. Bitch, you done it what? Yeah, leave me alone. Drug as fuck, bitch, you dumb as fuck. Running out the box, damn, ayy, leave me alone. Yeah, 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 yeah. Nii, vahepeal oleme jõudnud tehnilises ära käia. Tehniline sooritatud, auto on korras, pole mingit häda, vaadati varustus, auto, kõik muud asjad üle. Siin on vahepeal juhtunud väga palju õnnetusi. Martin Ojaste sõitis katusele ja 2 striidiautot veel on katuse peale käinud. Ehk siis striidirada on hull. Ehk siis nüüd jäeti see üritus ära. Ühesõnaga, nemad ei sõida enam selle raja line-upiga. Line-upiga. Neil on hoopis... mul on peal sassis. Ühesõnaga, Martin sõitis katusele ja 2 veel autot sõitis katusele ja tänu sellele otsustati, et street sellel rajal enam ei sõida, vaid tehakse kvalifikatsioonid ja tänu sellele pannakse arvestus kokku, sest et muidu tuleb liiga palju avariisi ja no see on päris õudne, mis siin toimunud on. Ehk siis jaa, meil lubab homseks vihma, see on veits kehva. Ehk siis suht aeglane uisutamine tuleb ilmselt terves rada, aga pole hullu, saame hakkama. Larsiga on tegelikult arvestanud sellega. Siin ilmataadid ka kõik räägivad. Ja ega midagi. Lähen registreerin ära, siis lähen viin tehnilisele paberi ja saame omale Ready to Drift kleepsu peale ja siis saame jälgida võistlust nii palju kui võimalik ja stay tuned. No nii, esimese treeniringi peale siin seda väikest pausi tegime ära. Palju parem on selle tänavarefiga on praegu parem sõita siin vihmaga kui slikiga ja esirattad vahetasime ka ära, panime väljad toll väiksemaks ja pool slikki ette alla veesoonega. See on siis Sailoon. Sunful on taga, Sailoon on ees ja Westlike'i praegu ei pane. Rada oli kohe palju parem, ma jõudsin juba ilusti normaalselt klippi ära. Nüüd vaatame, proovime järgmisesse klippi jõuda ja siis paneme rada ükshaaval paika. 45 minti on trenni, ma arvan, et saame paika küll selle pulli. Haige rada. Kuna meil on siin raske päev, siis Simply Chocolate hoiab meil mehaanikutel ja tiimi inimestel ilusti kätt pulsil, saab erinevaid kvaliteetseid ja mõnusaid šokolaade, mis on käsitöötoodang ja tehtud naturaalsetest ja ilma säilitusaineteta asjadest, et kui seal on ikka kirjas, et siin on kookos, siis on kookos, mitte ei ole mingi kookose maitseaine ja ma nüüd lähen pakun kellegile erinevaid šokolaade, vaatame, mis nad tangivad siin kütust ja šokolaadile. Tere! Palun! See šokolaadi energia. Ma panen paaki seal ja siis hakkab niimoodi lendama see auto. Sul on energiat. Mina ei saa süüa, sa pead söötma mind. Ma võin siin ka näe. Sulle palju paneme? Taskusse. Risantikanistrid ilusad. Ma ei tea, mis asi see smelton, aga ma tea, mis asi see mint ja mis see kokonat. Ma olen sööd päris hea olla. Pane veel natukene. Kuule, aga nüüd on selle korgitele. Ühesõnaga kohe läheme otsima Karmelile, et äkki saab talle ka anda ja paraadil käidud ja nüüd ongi qualification time, ehk siis hakkame kvalifikatsiooniga tegelema. Muidugi kahju on see, et kõik võtavad praegu liiga uljalt peale, võtta vähe rahulikumalt. Mingi Viinapuu tegi reverse entry'ga, peaaegu tõmbas ennast sirgeks seal alguses.
lood siinpool mandrit? Tundub jälle huvitav. Rada on enam-vähem ära kuivad, aga vahepeal on ikkagi märk ka. Oi kui hea. Lõbus. Oi kui hea. Algus oli libe igatahes, ei näha. See on mu lemmik. Need on mu lemmikud rajad. Need on mu lemmikud rajad, mis on kuivad ja märjad rajad. Need on head rajad, jah. Praegu on keeruline, jah. 2-0 on esimesest päässe endustel, aga see oli näha, et mindi liiga entusiastlikult peale. No jah. We'll see. It won't be over till the fat lady sings. I owe you a trip, cause me and you, we got a thing. My sunshine state, hair curly like a string. Just a big ol' ooh, smile, that's why